2, 3, 4, come on everybody, sing along and feel the power of the song. Jou, tervist kõigile, kes tulid vaatama Chris Boysi YouTube'i kanalit. Te võite teada mind varem kas TikTokist või siis te teate mind selle Robloxi kutina. Ma olen see Robloxi kutt nagu. Anyways, täna me motherfucking reageerime siis Eesti Eurovisiooni lauludele. Kõik Eesti Eurovisiooni laulud, mis on tehtud aastast 1993 kuni 2022. Me vaatame üle kõik laulud ja paneme neid siis tier listi. Mul on tehtud valmis, nagu te näete, siin tier list. Siin on siis 5 eri kategooriat, kuhu me hakkame paigutama laule. Kõik on labelitud ilusti aastaaegadega. Me kuulame neid, väikene preview ja siis me hindame neid. Mu hindamine on täiesti nagu tavainimese hindamine, ma teen ise ka muusikat, aga see ei tähenda, et ma olen mingine prof, ma ei tea mitte midagi, millest ma räägin põhimõtteliselt, see on lihtsalt nagu tavainimese arvamus. Kui sina vaataja seda vaatab praegust, siis see peaks olema sama arvamus minuga. Ehk käime üle, kuulame, ma pole ammu kuulanud neid laule, mõndasid ma polegi kuulnud, mingi 1994, ma ei olnud isegi sündinud veel, ma polnud isegi plaanis sündida, nii et damn. Joo. Okei. Visake like, pange komment, mis videot järgmisena tahate ja kõike värki-särki ja hakkame motherfucking pihta. Esimene laul 1993 on siis Jaanika Sillamaa Muretut meelt ja südame tuld. Ma pole varem kuulnud seda laulu, aga kuulame. Okei. Võtta võid kõik mu kullatud keelt, käevõrud heita kaevulke. Joo, okei. Släpib siiamaani. See on siukene vana hea laul, mida kuskil multikas kuuled, mingi Kikeriki või midagi. Miks ma ta heedi poobin, nagu saaks mingi räige klubibänger nagu? Joo, ei, jaa, Jaanika Sillamaa. Sorry. Joo, ei, joo. God damn. Okei, see oli Jaanika Sillamaa Muretut meelt ja südame tuld. 1993, ma fucking esimene eurolaul, mis Eestis tehti. Kas te võitate uskuda? See, mida perset nagu? Täielik bänger nagu. Ma ei tea, kas teistele inimestele meeldib selline muusika, aga minu meelest ma fucking kõik muusika, mis tuli sealt 90-ndatest Eesti laulud, on ma fucking bängerid nagu. See, kuidas see Jaanika hittis neid note, see kompositsioon sellel laulul, see oli kõik nagu bänger lihtsalt. Kuhu me ta paneksime, kuhu me hindaksime seda? Ebanormaalne bänger. Peaaegu bänger. Okei, Eesti raadios släpib, kerge tantsulka või kes seda hääletas. Mina ütleksin, et see on reaalselt sükene. Ma esimest korda kuulen seda by the way. Ma pean mõtlema ka, kas ma hindan selle pealt, kui hea see laul on ja kui ikooniline see laul on. Samas ma olen loll zoomer, ma isegi ei tea, kes Jaanika Sillamaa on, ma esimest korda näen. Sellepärast ma teen seda videot ka, ma educatein teid, ma õpime kõik koos legende tundma, keda me peaksime teadma. Jätame praegu Eesti raadios läpib, see on sükene Eesti laul, noh. Kuulad seda, saad nagu, et jep, see on hea Eesti laul, nagu see on hea Eesti laul, see klassik, you know? Nii et jätame ta keskele. Sükene armas keskmine alustuspunkt. Nii, järgmine laul on Silvi Vrait Nagu merelaine. Kuulame. Siin on juba mingi video on siin, mingi rahvas seisab, kaameraänglid. Oh my god, see on see! Ma ei tea sõnu, aga see on bänger. Ei, see on lege bänger nagu, see on lege bänger.
kui ta seda laulu ei tea, siis ma ei tea nagu. Jäi ja tuli God damn. Milline delivery, millised motherfucking sõnad. Milline fucking video, holy shit. See oli banger, hold up, reload. Sylvie Wright, oh my god, ma olen nii halb inimene, et ma kuulen esimest korda seda nime. Ma olen nii loll. Oh my god, nagu Merelaine, kuidas ma ei tundnud ära seda? Ma ei saa aru, nagu keegi ütleb mulle, et kas sa oled kuulnud seda laulu, nagu Merelaine. Ma olen nagu, et keegi on nagu, et kas sa oled kuulnud seda laulu 100-ga? Ma olen nagu, see on minu enda laul. Ma ei mäleta laulude nimesid. Laula mulle ja siis ma saan kohe aru, nagu, see on motherfucking hands down ebanormaalne banger, nagu te ei saa vastu vaielda, see on ebanormaalne banger. Nagu Sylvie Wright. You are right. Anyways. Järgmine motherfucking laul. Maarja-Liis Ilus, Kaela G-hääl, 1996. Issand jumal, selline aasta on olemas. Mida pekki? Help us make Eurovision live again. Een vrolijke en aardige bijdrage uit Estland. Estland? Een vrolijke en aardige bijdrage uit Estland. Kas me olime kunagi Estland või? Ma juba tean, mis laul see on. Ei mahu. Ahah. Ivo Linna! Mine perse! Laula Ivo. Kadam Ivo on nii noor. What the hell? Ivo Linna oli noor kunagi. Ivo Linna hääl. Ei, see Disco Saardna. Okei. Vokalit too. Crazy vokalit, Maarja-Liis. Meil suudlust ootab suu. Ma ei ole kunagi vist sõnu kuulanud actually nagu. Okei. Kaela G-hääl, Maarja-Liis Ilus ja Ivo Linna. Ma ütleksin, et see on nagu Eesti raadios släpib. Ma ütleks, et ta banger on, samas ta on nagu hea laul, ta on nagu hea. Peaaegu banger. Jah, peaaegu banger on aus, ma arvan, sellepärast, et ta on parem kui see esimene laul oli. Nagu, see nagu släpib veits, see släpib rohkem. Edasi. Me oleme 3 laulu in ja meil on 28 laulu. Meil on 28 laulu, ma teen võib-olla part 2 sellest. Me teeme võib-olla part 1 ja part 2. Järgmine laul siis Maarja-Liis Ilus, jällegi Hanna-Liisa Võsa ja Anne Värvimann, Aeg. Eurolaul 1997. Maarja-Liis Ilus lihtsalt tahtis kõiki võita. See on veel nagu APA või midagi. ABBA. Okay. Ei, joo! Kuradi Kotipill! Ma ei tea, mis selle nimi on, Kotipill. Okei, Aeg, laulu nimi siis. Ma ei tea, see oli suht miid. See meenutas mulle seda, kui ma käisin kunagi Mudilas kooris ja me käisime esinemas, nagu sa lihtsalt seisad kuskil, sul on antud sõnad ette, õpi pähe ja siis sa lihtsalt seisad seal ja laulad, nagu, ma ei tea, eelmine släppis rohkem, ma ütleksin, et see on nagu kerge tantsulka, ta ei ole nagu halb laul, ta on nagu decent laul, aga lihtsalt siukene väike pop, no nii, järgmine laul, Koit fucking Toome. Saad aru, see album cover on nii banger nagu.
ma kohe näitan teile. Koit Toome merelapsed. Kas ma seda suuremaks saan või? Vaadake seda pilti. See on hardest cover, mis on kunagi tehtud nagu. Miks see nii hard läheb? See vend on välja, Koit Toome on välja nagu fucking... kes ta on nüüd? Kes ta on? Ma fucking Young Lean. Koit Toome on välja nagu Young Lean siin lihtsalt. Koit Toome esimene laul Merelapsed. Performed. Nii palju inimesi tegi seda nagu. Crazy. Bijdrage uit Estland. Dirigent is Heikki Vahaar. Kui Estland? Estonia. Ma saan aru, me mingi kuskil Rootsis oleme, aga nagu ei... Palun. Estland. Meil vanne antud leping sõlmitud, pöörkoitu pööratu. Ütles seda sõna, ütles Koit. Piiri sisse läheb. Kas mõistad, kallis, kõik meil uus on ees, nüüd viimastudes päikselõõsas. Need side vocalid. Okei. Kuuluvad vaid teine teisele. Okei. Koit mängib. See ei ole gitarr, Chris, see on klaver. Koit mängib klaverit. Kas mõistad, kallis, kõik meil uus on ees, teine teisele. Sorry, Koit, sorry. Okei, honestly, kuna ma olen suht sükene Koit Toome fänn, siis ta on kas top peaaegu bänger panna, ma ei tea. Paneksin äkki Eesti raadios läpib toppida praegust. Ma ütleks, et ta on sama ikooniline kui see teine laul oli. Teine laul. Maarja-Liis Ilusa laul. Ma nii loll, see oli see Ivo Linnaga laul. Ta on natukene ikoonilisem. Nii et ma paneksin tolle ülesse poole. Trai, ma ei saa. Okei. Koit jääb praegu sinna. Koit jääb peaaegu bängerisse. Muudame ümber. Ma ei suuda elada muidu. Nii, järgmine laul. Evelyn Samuel ja Camille. Diamond of the Night. Eurovision 1990. Vaatame. Okei. Harmonika mängi kind of bad though. Okei, väike viiul. Väike viiuli pala vahele. I see what you're trying to do. Oi, vaatab kaamerasse. Davai, hääletage. See chick on bad. Too chick on bad. Kes seda harmoonikat seal kuradi... Sorry, see on... Sorry, ma pean rääkima muusika. Got it. Okei, sai läbi. Nii järsku. Evelyn Samuel, Camille, Diamond of the Night. See on siukene... Kuidas ma ütlen? Viisakas keeles. Suht miid. Jah, ma ei taha öelda miid. Siiski legendaarsed. Kõik laulud, mis siin on legendaarsed, sest nad said Eurovisioonile nagu, come on, respektime neid kõiki, aga võrdleme, üksteisega need võrreldes, siis ütleme, et saame öelda miid. Ehk kergelt on sulka, ütleks on see laul. Siukene mõnus toon, ei pane pahaks kui käiks, aga siukene ongi väike jämne. Nii, me oleme jõudnud lõpuni 1999 aastatega. Nüüd me tuleme aastasse 2000. Ma olen peaaegu sündimas. Ma ei tea, miks ma pidin seda ütlema siia. Nii. Ines, once in a lifetime. Davai. Kvaliteet on nagu on, andke mulle andeks, aga... Okei. Mingi stuudio, lava, värgid-särgid. God damn. Lara Croft?
angel in your sky. Because I'm 17 only once in a lifetime. Read my mind. What Yeah. you give is what you get. Tantsige kaasa. There ain't no Õppige. regrets. Ma olen background vocalist. Reason why I'll be an angel. 'Cause I'm 17 only once in a lifetime. Aitäh teile. Aitäh. Pole vaja plaksutada, pole vaja. Aitäh. Ma olen siin terve öö. Või järgmised 10 minutit. Anyways, Ines Once in a Lifetime. See laul oli nüüd kindlasti hea. See on nagu... Kas ta on peaaegu bänger? Ta on peaaegu bänger, see on peaaegu bänger. Nagu võime... Ma tean, kas need laulud läksid äkki alla? Jätame nad praegu siia, aga ma olen nagu kahe vahel, kes jätta nad... Ei, jah, nad on peaaegu bängerid, nad on peaaegu bängerid. Nii. Nüüd tuleb kõige põnevam koht videos. Pange like, pange saab, sest nüüd me jõuame aastasse 2001. 2001, ma sündisin siis, ma olen lõpuks siin maailmas, ma olen lõpuks ajuga loom. Ja sellel aastal tehti Shreki film ja see laul. Ja kes ei tea backstory't, siis see laul tegi midagi väga erilist Eurovisioonil. Ja eks me näe. Tanel Padar, Dave Benton, Everybody. Okei, selle jaoks peab veits valmis saama nagu. Ma olen valmis, Dave Benton. Ma olen valmis. Aha. Tee klubis ta dance move'ina. Okei, nüüd tuleb. Nii, ma oskan kohe laulda. 2, 3, 4, come on everybody, let's sing along and feel the power of the song. Come on everybody. Mida iganes, come on everybody. Let's sing along. We love you Denmark, we love you. Let's go. Nii, Tanel Padar, Dave Benton, ma fucking Everybody. Räige slapper, siin ei ole isegi küsimust. Kui keegi teil kunagi küsib, mis see laul on, mis asi see on motherfucking Eesti parim laul nagu. Seal ei ole midagi muud paremat. Mingit muud paremat artisti, paremat kombot, paremat duot, paremat feature'it, paremat laulu, mitte midagi pole paremat. Dave Benton, Tanel Padar, Everybody. See on lihtsalt Eesti kõige ootatum laul. See peaks tegelikult minema siit ülesse veel. Ülesse. See on tõesti oma kohas on see laul. See on lihtsalt nii hea nagu. Järgmine laul. Celine, Runaway. Ausalt öeldes, ma isegi ei mäleta seda laulu. Ma isegi ei ole kuulnud sellest laulust vist. Nii, kuulame. There's huge ones all over Australia. What the? Now then, the Estonian entry. Watch this one, it's got a really good chance. It's called Runaway. The fairy tale is Sleeping Beauty. Tallinn, vanalinn. Know it, of course. A young princess. William Trillevi muusikavideo filmiti seal. Spiteful fate. Mis siin toimub? What's a girl to do? Kuule, kas mingi muusikavideo, kuna see... It's going to be sung by Charlene. There's been a bit of a fuss here because she's Swedish. But I think it's got a tremendous chance. Just run away to high enough. I will be waiting above. I'll make it Okei, ma ei tea, honesti ma popin kaasa siia, aga see laul on nagu, ma ei tea, how lucky you are. Anname chance'i, äkki läheb kõvemaks. Paremaks. Guess what? Kus see hype on nagu, where the hype at? Celine. Just run away to the stars. Oh, Malin boy, I've never seen a hall at a Eurovision. Celine, Runaway, ausalt öeldes,
laul oli päris halb, ma ei tea, see on nagu, seal ei olnud midagi erilist, seal oli lihtsalt mingi kogu aeg mingi kogu aeg sama, kogu aeg oli sama asi nagu, seal isegi polnud kottpilli, siin polnud mitte midagi erilist, see oli täiesti laul, see on isegi miidim kui need, sest see on ülemine kategooria, vähemalt eesti keeles, see on nagu respekt. Kui sa teed inglise keeles laulu ja sa ei slappi, siis nagu what are you doing, what are you doing? Anyways, järgmine fucking laul on Rufus 80's Coming Back. Vaiko Eplik, lyrics and music, okei. Okei. Thought you had it coming, now you really just don't know. It's coming back, yeah, no, it's a beat. 80's coming, 80's coming, 80's coming, 80's coming back. Oh, yeah, see my love. Parim asi on see mis klaveri peal mängitakse, see on minu meelest nagu selle loo parim osa, see väikene meloodia, mis seal on, see on bänger, aga nagu okei, Rufus 80's Coming Back. Taha panna järgmist laulu siia. Ma pean meelde tuletama, et me hindame Eesti Eurovisiooni laule, Eesti, keyword Eesti, ehk siis kui siin tuleb mingine ingliskeelne laul, mis ei ole hea, siis on see, et nagu saag aru minust, need laulud siin all ei ole halvad laulud, aga nad lihtsalt ei ole erilised, nagu nad on nagu, ma ei tea, nad lihtsalt ei kõdita mu kõrva kuidagi. Seal pole midagi, mis nagu kinni jääks. Anyways, ma olen mega kriitiline lambist. Estonia. Neiukese tii. Ehk kes siis ei tea, siis see on, vist on Võru murre äkki. Neiukesed tee. Aasta 2004 ka, ma võin millegi pärast pausi panema, et öelda, et 2004. Me oleme juba nüüd 2004 aastal. Kike lauloga. Nagu saad aru, võrrelge seda laulu eelmisega nagu, sellel on nii palju isiksust. Mingid käivad taustal. Mingi metsadi üle jää, üle mäe, orumine, kuhu sita. Kas kuulsin õigesti sita lauluga? Nad vist panid hiiti, et teised inimesed tulid siia sita lauluga ja nemad tulid bänger lauluga nagu. Ma arvan, see on see, mis nad tahavad öelda siin. Jou! Ei, see trummar. Oh. See ma fucking trummar, saad aru, see fucking trummar carry's seda kogu värki. See vend oli most effort siit kõigest. See vend tahtis fucking võita Eurovisiooni. Holy shit. See on suht iconic laul tegelikult. Ma olen seda varem kuulnud. See on päris iconic. See on, tal on nii palju personality't, et ma paneksin ta kas peaaegu bängerisse või Eesti Raadios slapib. Ei, need on peaaegu bänger. Mul läheb kõik laulud peaaegu bängerisse siis nagu. Okei, midagi, mis on less iconic. Ei, neiukesed on iconic. Okei, võtame Ines ja Koit oma all ära. Ma alguses panin nad liiga ülesse. Need on nagu Eesti Raadios slapid, aga see neiukese on nagu natuke teistmoodi. Ja see Maarja-Liis Ivo Linna oli ka siukene natuke rohkem tuntud kui need siin. See vist on natuke parem järjestus asjadele. Järgmine laul on Sun Drive, Let's Get Loud.
Okei, lähme valjuks minugi poolest nagu. Estonia! Nii, esiteks, mida Tweeni põngerijat ma vaatan? Okei. Okei. Ma pean kommenteerima, see näeb välja nagu Disney Channel, nagu ma vaataks mingi Disney Channeli musicali või midagi. Heavily inspired Disney Channelis peab olema see värk nagu. Ela Eesti, facts though, facts. See osa mulle meeldis. Sun Tribe, Let's Get Loud. Okei. Tal oli isikupära sellel laulul, aga versid ja koorused ja kõik iganes jäid päris nõrgaks, nagu ma ei tea. Let's Get Loud, ma ei tea, väga ei kummita siukene asi, noh. Let's Get Loud. Ma ei tea, noh. Ma isegi ütleks, et see Eesti raadios läpib, sest see on ingliskeelne laul. Jällegi tuletan meelde, kui keegi läheb Eurovisioonile Eestit esindama ingliskeelse lauluga ja see ei ole fucking banger, siis nagu obviously ta läheb siin listis allapoole, sest eestikeelsed laulud hitivad rohkem. Nii et kui tahate teha ingliskeelset laulu, mis oleks siin kõrgemal, siis te peate tegema bangeri. Meil on paar laulu jäänud. Seekord siis Sandra, Through My Window, 2006. Ma olin juba 5-aastane sellel hetkel. Damn, Sandra. Okei. Mulle meeldivad vokaalid. Jaa. Okei, see juba nüüd natuke läheb, näe. See juba slapib. See mulle meeldib. Okei, see oli tõesti hea. Nii, ma segan korraks vahele. Mul sai mälu täis ja nagunii video kestab juba mingi tohhuja minuteid, ehk siis esimene osa lõpeb siin. Ma jätkan teise osaga järgmine nädal äkki ja siis tulevad seal uuemad laulud ja see teine pool, kõik uuem värk. Pange like, pange komment, kõik iganes ägedat saabi ja kui teile meeldis see video, mis iganes YouTube'is tehakse. Ja davai, näeme järgmine kord. Ciao!